Generaatori käivitamiseks esmalt siis suretuslüliti tuleb keerata on asendisse, sellega avatakse ka siis mootori bensiinikraan. Seejärel kütusepaagi õhutus tuleb keerata on asendisse, et õhk pääseks generaatori kütusepaaki. Kui see jääb off asendisse, siis juhtub see, et generaator töötab mõned minutid ja seejärel sureb lihtsalt välja, sest kütus ei jõua enam karburaatorisse. Seejärel tuleb tooreklapp liigutada on asendisse ja tõmmata. Kui mootor on käivitunud, tuleb tooreklapp uuesti liigutada normaalasendisse, et mootor saaks normaalselt töötada. Kui töö on tehtud, siis sellele järgneb generaatori suretus, suretatakse generaator välja ja suletud asendis peab see kraan olema ka siis auto peal, et bensiin ei valguks juhuslikult karterisse. Ja seejärel panen kinni ka kütusepaagi tulutuse. Siin siis 2 väljundit. Generaatori maksimaalne võimsus on 2000 vatti. Ja siin on ka lüliti, kus saab valida seda, kas mootor töötab kogu aeg täispööretel või siin sisse ehitatud automaatika valib ise mootori pöördeid vastavalt siis koormusele, mis siis järgi on pandud. See säästab kindlasti kütust ja teine asi, teatud oludes võib ta siis vähendada ka müra.